Tervitus! Merike numbrite keel. Pole ammu teiega metsas jalutades jälle lobisenud. Aga hästi mõnus kiri tuli mulle, aitäh sulle. Kes sa küsisid, et sinu ümber on nii palju inimesi, kes on sündinud 20. päeval ja 6. päeval. Minu meelest oli niimoodi, jah? Ja ma sellest sain natuke inspiratsiooni, et ma ei nimeta su nime nii, et kui ära tunned, siis tunned. Aga ma vastasin sulle ka selles osas, et ja üleüldse tegelikult teate, need küsimused on sellepärast just head, et meid ju kõiki tegelikult huvitab. See samamoodi ka mind huvitab. Ega ma ei ole selles suhtes nii üdini kõike teadja. Ma kogu aeg ka uurin. Ja vahest on niimoodi, ma olen endal täiesti päevi, kus ma üldse ei taha numeroloogiliselt midagi mõelda. Seepärast, et see vahest ju ka väsitab tohutult, olgem ausad. Ja nii nagu ma ütlen teile, et ärge unustage elada, et ärge mõelge nende numbrite peale ka kogu aeg. Nad lihtsalt on meiega ja siis lihtsalt nii nagu teate, need mis nad on, ingli kellaajad või ingli numbriteks nimetatakse, kui kordub. Kui sa nagu hullunult kogu aeg lihtsalt seda nagu jälgid, et kell on nüüd 10, mis see tähendab? Kell on 11, mis see tähendab? Need samad asjad, teate, ma ütlen niimoodi, kui te panete neid tähele, siis hakake lihtsalt tegema elus muutusi. Sellepärast neid tuleb teile kogu aeg tihti ette, et see peegeldab seda, et sa pead midagi muutma oma elus. Ja kui sa ei muuda enda elus mitte midagi, siis mina olen seda meelt, et universum lihtsalt tuleb ja teeb selle muutuse ise ära. Ja üldjuhul see saab olla selline mitte kõige mega lahedam, mida sa äkki ei tahagi. Et see oleks niimoodi juhtunud. Pidin vaatama selja taha, seepärast kõik kord vaatavad selja taha mulle kuidagi. Mul on kummitus. Tegelikult kui on, siis on kaitseinglid, ma usun sellesse. Nii, aga ma tulen siis selle juurde, et kui su ümber on inimesi, no toome selle sama näite näiteks number 6. Number 6 on selline armastuse number. Siis numeroloogiliselt on see, et sa peaksid tähele panema rohkem niinimetatud armastusele ja eelkõige armastus iseenda vastu. Kui palju sa endast hoolid, kui palju sa ennast tähele paned. Ja ma lugesin ühte huvitavat artiklit enesearmastuse kohta ja teate, on olemas kui üks mingisugune YouTube'ist üritasin leida selle filmi venekeelne nimi ja mis ta oli? Angel A. Ja teate, ma leidsin mingid väiksed klipid sellest. Ja see oli nii kihvt, kus siis ingli positsioonis oli siis keegi naine, hästi valge naine. Ja siis see mees, keda ta siis seal ümbritses ja juhendas, oli siis tumedam. No ütleme siis, ma nagu nunnusti lihtsalt omast arust ütlen karvakäed. Et mu noorem poeg on ka üsna karvane. Ma ei mõtle üldse pahasti seda, aga need just, kes on sealt natukene Aasia maadest pärit ja sellised tõmmud ja aga hästi armas peaosatäitja oli see mees, et õpetas talle, kuidas peeglis teha seda armastuse iseendale nagu avaldada armastust, et vaata, me oleme tegelikult ju päevast päeva iseendaga kogu aeg koos. Ja see on tegelikult kõige nõmedam kurjustükk, mis me iseendale teeme. Mina olen seda kaasa arvatud teinud aastaid, enam mitte. Kuidas me ütleme, et issand kui loll ma olen või siis issand kui kole ma olen, appi kui õudne ma olen. Noh, te kindlasti olete sellega kokku puutunud, eks ju. Ja kui neid number 6 inimesi on sinu ümber palju ja siis ka näiteks, mida tasub tähele panna, missiooninumber, noh, me ei hakka ju kõiki kokku liitma kogu aeg, eks ju. Et või kas või sündinud juunikuus, siis see kõik peegeldab meile seda, et me peaksime endale rohkem tähelepanu pöörama ja iseenda armastusega rohkem tegelema. Et minu meelest on kõige kihvtim see, et kui sa lihtsalt armudki iseendasse. Et mina teen küll endale hommikuti näiteks silma, kui ma hambaid pesen. Mul peegel ei ole kohe seal, kus ma hambaid pesen, aga siis, kui ma hakkan endale kreemi näkku panema. Teate, mis ma ütlen ühe sellise saladuse? Ma olen üldse hästi kehva meiki olnud kogu elu ja hästi kehva kreemide kasutaja. Tähendab, olen kreeme kasutanud küll, aga mul pole üldse mingi bränd oluline. Ja siis mu tädi, üks tädidest, kes liigub seal 70-ndates, siis temal oli üks purgikene kaasas ja see on kookosõli või kookosrasv, mis ta on, jah, kookosrasv. Ja siis ta, tema kasutab seda juba aastakümneid. Ja teate, see on minul lihtsalt A ja O rasv, kreem igal pool. Ma kogu aeg kasutan seda. Et võib-olla sellest on sulle abi. Selles suhtes väga soositud, väga palju räägitud häid asju selle kohta.
ja minu meelest ka väga odav ja kestab kaua. Lihtsalt see 0,5-liitrine purk ja isegi kui ma kuskil reisis, ükskõik kuhu ma lähen, siis mul on see purk alati kaasas. Seepärast, kui jalad kuivavad või siis küünarnukid kuivavad jah, et siis sellised asjad ka. Ligi mu elukaaslasel kuivavad need küünarnukid hästi tihti, et siis ma kasutan seda ja ka koertele ehk siis tüdrukutele panen sinna käppade alla aeg-ajalt seda. Vot, aga see on jälle üks osa enesearmastusest, kui palju sa üldse kreemitad ennast. Ja kõik selle ühe purgikesega saad kõik asjad tehtud ja lõhnab ka veel hästi, kui ei ole allergiline selle vastu. Ja, aga tegelikult minu tänase päeva selline moraal või mõte on siis see, et kui sa paned tähele, et sinu ümber on ühtesid ja samu numbreid, siis see number tuleb õpetama sulle midagi ja vaadake, mu erinevatel kanalitel on nii palju informatsiooni. Siis kui näiteks sa oled sündinud selle esimene päev, aga su ümber on hästi palju näiteks 8-said, siis kuula, pane tähele, mida ma räägin 8-te kohta või kes on 17. sündinud. Pane tähele ja siis sealt sa saadki selle informatsiooni. Või kui sa oled sündinud 2. päeval ja sind ümbritsevad näiteks 7. Et võib-olla siis vajab see, et sul on vaja natuke seda teravust juurde keerata endale. Nii lihtne see tegelikult ongi. Siis tegelikult ma olen nii üdini sees selles numeroloogias, ma juba saan neid seoseid hästi kähku niimoodi võetud. Teie, kes te hästi sügavalt minu kanalitel olete, teil hakkab ka see kohe varsti töötama. Kui ta juba ei tööta juhuslikult. Te hakkate aru saama, kuidas need töötavad. Aga ütlen veel kord, ärge minge hulluks. Ja, isegi kui ma koolis käisin, õppisin seda igapäevaselt, siis saate aru, see oli ju nii huvitav. See oli nagu täiega sukeldusin sinna. Ma ei rääkinud mitte millestki muust kui numbritest ja siis ma mäletan seda, kuidas meil olid ju väiksed need õpetajad veel on ja koolidirektor, siis õpetaja ütles lihtsalt nii, et üks päev nädalas, kus üldse mitte millegagi ei tegele, mis puudutab numeroloogiat. Oi, see oli raske, sest see oli nii huvitav siis. Aga nüüd ma küll lihtsalt vahepeal väldin seda selleks, et mitte segamini minna, aga mul on hästi tugevad süütunded, mis tulevad minu märtsikuu kuust, ehk siis mul on hästi tugev kohusetunne oma klientide ees. Et siin ongi võib-olla see koht, et teie, kes te olete seal järjekorras mul ja te teate, et ma peaks teiega kohe-kohe alustama, siis ma teiega alustangi. Et jah, see on vahest mulle selline nagu karuteene, aga samas ma meeldin endale. Ma tean, et mida ma luban, siis seda ma ka teen. Vahest läheb lihtsalt mingite asjadega läheb pikemalt aega. Ja see oli hästi huvitav küsimus üleüldse selles suhtes, et ma mõtlesin ise, et kas mul kummitavad mingid sellised numbrid minu ümber, siis ma peaks ütlema, et mul ei ole sellist asju. Ma ei ole tähele pannud, ehk siis see juba üks fakt, kui sa paned tähele ja kui sa paned tähele seda, et neid on palju, siis see on juba midagi, et kus sa pead enda juures muutust tegema. Mul on erinevad numbrid ja mu elukaaslane on üks number, mu pojad on teised numbrid, mu minijad on teised numbrid, et nad on niikuinii minu elus. Ja, et selles suhtes niimoodi ongi. Mu elukaaslane lihtsalt näitab, et kukeseini on nii palju. Me käisime eile kukeseini korjamas. Et vaat, ma hüppan siit nüüd välja siit sellest metsaaugust. Ja siis teie, kes olete seal suletud rupis, siis minu käest küsiti koerte ja kasside kohta neid numeroloogiat, siis ma panin sinna ühe artikli üles ka selle kohta. Issa, kui suur koert läheb nüüd. Oi, ma pean lõpetama. Okei, tšauki.